Tervist! Oleme praegu siin Veeriku ostukeskuses Tartus ja siin on meie üks Veefishi kauplustest. Täna räägime juttu siin Karliga, kes siis natukene räägib meile latika püügist ja näitame teile korra poodi ja teeme siis Karliga tutvust. Nii, no tere Karl! No tervist! Kuule, räägi meile nüüd natukene latika püügist. Ma näen, et siin on leti peal juba mingisugune varustus väljas. Miks sa siia ühe või teise asja oled valinud ja tutvusta natukene seda lähemalt? Jah, latika püük siis sisuliselt jaguneb kaheks. On tonkapüük tonkaridvaga ja fiidripüük fiidriridvaga. Saab ka kombineerida, püüda fiidriridvaga nii tonkat kui ka fiidripüüki siis. Miks ta niimoodi kaheks jaguneb? Ongi siis, et fiidripüük on söödakorviga, viskad sööta alla ja loodad, et kala tuleb sinu söödaplatsile, sinu sööta võtma. Ja teine on siis tonkapüük, kus tina istub põhjas ja tinast tulevad üles lipsud, mille otsas voolu sees siis liiguvad ussid. Et kui kala on lennus, et siis toimib tonka. Ja fiidriridva ja tonkaridva vahe ongi sisuliselt see, et tonka on niisugune jäik kaigas ja fiidril on hästi tundlik ots, mis siis annab sulle selle võtu hetke siis nagu ilusti edasi. Ja Emajõel latika püügil tinad võiksid olla tonka püügil sihuke 80 miinimum kuni isegi 150 mingites olukordades, näiteks kevadel kõrge veega. Seotud valmis ka üks rakendus. Võid korra seda natukene lähemalt näidata ja mis siin see põhimõte sellel sidumisel on, mida siin üldse nagu kasutanud oled või millest sa selle siis kokku paned? Tegemist on siis kõige lihtsama fiidri rakendusega, kus siis pealiin, mis siin jookseb, peale on pandud libisema korv. Ja seda korvi peatab siis pöörel ja mille pöörle otsa on seotud siis lips koos konksuga. Konksu otsa läheb siis sööt, korvi sisse läheb see peibutussööt, mis kala kohale meelitab ja siis loodetavasti leiab ta sealt põhjast ka sinu konksu, kus on ussike või tõugud otsas. Et põhimõte ongi see, et kui sa ta jõkke sisse viskad, korv läheb põhja, korvist hakkab vaikselt sööt välja tulema ja söödastatud konks, vool kannab ta ise alla voolu. Ja siis see sööt hakkabki siit põhimõtteliselt sinna konksu poole liikuma ja latikast lõhna järgi leiab ta siis ülesse. Tonkapüügil siis on pigem see visuaalne efekt, et see uss seal vees hõljub ja keerleb ja meelitab seda kala siis visuaalselt. Maiustused sinna konksu otsa leiate ka siit nüüd poest. Nii, ja siin on siis fiidripüügiks valmis rakendus, mida siis Karl siin ka sidumisel nagu kasutas. Valmis lipsud meetrise tamiiliga konksu otsas. Ja kui tahta tonka rakendust ise siduda, siis sobivad sellised kolmikpöörlad, 3 siuksed suunalised. Ja tonka püügil enamasti mina kasutan lihtsalt valmis poerakendust, kõige lihtsam ja toimib väga hästi. Rullid, siin on siuke, mõlemad on tegelikult fiidrirullid peale kirjutatud, aga saab püüda ka nii tonkat kui fiidrit. See on siis odavam variant koos tamiiliga 25 €. See on tsipa kallim ilma tamiilita ja 49 €. Nii, aga see fiidriridva komplekt, kui nüüd panna siia rull, korv, tamiil, mis see suurusjärk, see hind võiks olla? Et ma saan aru, et see fiidriritv on nagu universaalne, et sa saad sellega teha ka tonkapüüki. See on võib-olla nagu isegi mõistlikum lahendus, kui sa tahad nagu mõlemaid variante nagu katsetada. Aga mis hinnavahemikus sa selle komplekti kokku paneksid? No ma ütleks, et fiidriridva iseenda saab siuke 50 kuni 80, et 80 oleks siis
natuke parem ja 50 siis sihuke odavama otsapoolne. Ja rull sinna juurde ei ole vaja alguseks kindlasti midagi erilist, et seesama, ma arvan, 25-eurone rull valmis tamiiliga sobib hästi. Et sisuliselt lähebki sihuke alla 100 euro, ma ütleks, ja sa saad juba ridva, rulli, tamiili kätte ja võib-olla siis need korvid, asjad juurde kuni 100 eurot, ma ütleks, ja saad täitsa asjaliku asja. No näete, selleks, et minna kalale, ei ole teab kui palju vaja iga kord. Aga aitäh, Karl, sulle selle põgusa tutvustuse eest ja tulge meie Tartu kauplusest läbi ja minge kalale.